Siin kardinal Heigo Ritsbeck, rahvusvahelise Püha Katoliku Kiriku esindaja. Me oleme nendes loengutes kirikust puudutanud mitmeid teemasid ja Jumala abiga tahaks tulla ka nende juurde tagasi. Aga täna võib-olla natukene esiti provokatiivsena tundub pealkiri ristiusk ilma kirikuta ja ma mõtlen kirikut siin suure algustähega, Kristuse kirikut nagu tervikuna. Väga tihti ka teoloogilistel loengutel ja muudel kohtadel tänapäeva inimestel on küllaltki raske reageerida sellele teadmisele, et enne oli kirik ja siis sai pühakiri kanoniseeritud või paika pandud. Ja sellepärast, kui palju täna räägitakse ka paljudes kirikutes või ka kogudustes piiblist, sellest, kui on oluline olla piibli alusel, kuidas piiblis on kõik asjad paigas ja nii edasi, siis loomulikult suures osas on see ju kõik tõde, aga ma alustaksin vast sellest, et kui Jeesus rajas kiriku, siis ta samal ajal ei andnud mingisugust taevast tulnud raamatut jüngritele, ütlenud, et see olgu teie juhiseks või teetähiseks. Vaid me teame, et alles 397. aastal kanoniseerib just nimelt kirik selle, mis on pühakiri. Ja aastal 325 enne seda Nikaia kirikukogu paneb siis paika, mida kristlik kirik usub. Ma rõhutan seda veel kord just nimelt ka selle pärast, kuigi ma olen varem ka seda teinud, et väga tihti me unustame selle ära, et 70 aastat enne pühakirja kanoniseerimist ehk 70 aastat enne seda, kui kristlastel oli täielikult paigas, mis on pühakiri, millised raamatud sinna kuuluvad ja mis mitte, oli olemas juba usutunnistus, mis tähendab, mida kristlased või keda kristlased usuvad, koos seal olevate teoloogiliste väidetega. Ja me võiksime öelda, et see püha pärimus, sellest me rääkisime ka varakirikuga seoses, kestab väikeste muudatustega kuni suures osas kuni reformatsiooni ajani ehk siis 16. sajandini, kus Martin Luther esitab tõelise väljakutse kirikule. Võib-olla ma täna läheneksin sellele teemale natukene sellisest teistsugusest küljest. Kõigepealt me peame aru saama ühest, et Martin Luther on üksikisik. Martin Lutheril oli tõepoolest pooldajaid ja neid pooldajaid tekkis tal päris palju ja tal oli ka nii-öelda lähemaid kaastöölisi ja nii edasi. Aga suures osas need esimesed olulised teoloogilised seisukohad on tema enda poolt paika pandud. Ehk siis võiks öelda, et ühel hetkel selle reformatsiooniprotsessi alguses on Martin Luther üksinda versus terve kirik. Tänapäeval võib-olla meil ei tundugi see nii imelikuna või kuidagi võib-olla võtaksime seda isegi nagu enesest mõistetavat, aga tolle aja inimestel loomulikult see oli ikka väga suur šokk. Ja pärast seda muidugi, kui oli luterlik kirik juba olemas ja teised kirikud ja edasi, siis taoline individualistlik lähenemisviis, mis otseselt tulenes siis renessansist, laieneb ja me oleme siis praegu situatsioonis, kus meil on siis maailmas 40 000 erinevat kirikut ja igalühel neil oma erinevad põhimõtted. Martin Luther kõigepealt võtab väga radikaalsed otsused just nimelt selle varakirikliku püha pärimuse suhtes. Nimelt ta, võiks öelda, laias laastus ignoreerib neid kiriku otsuseid. Ja seda on ka tänapäeva uurijad eriti kahetsusväärselt maininud, et võib-olla Martin Lutheri reformatsiooni üks kõige
negatiivsem tulemus oli see, et kiriku kanoonika kaob. Või noh, tähendab, ta kaotab selle ära. Kus kiriku kanoonikal ei ole enam kohta. Me tihti Martin Lutheriga seoses kuuleme nendest Wormsi kirikukogul seal esitatud süüdistustest ja kus Martin Luther jääb kindlaks seisma ja need on sellised põhiotsused. Aga tervikuna usu suhtes Martin Luther võtab individualistliku sellise lähenemisviisi. Me teame isegi, et tal on seisukoht, et Kristus on kõige tähtsam ja sellepärast tuleks pühakirjaski välja rookida need raamatud, mis Kristuset otseselt niimoodi ei räägi. Ja me teame, et Jakobuse kirja nimetab ta põhuks. Heebrea kirja suhtes on ta probleemi, Ilmutuse raamatu tahab ta välja visata üldse sealt. Õnneks need asjad siiski niimoodi ei lähe. Ja me teame, et apokriivsed raamatud saavad teisejärguse tähenduse, aga siiski luterlastel ei ole erinevat piiblit katoliiklastest selles võib-olla kõige otsesemas tähenduses. Ja iga inimene saab piibli enda kätte, seda me nimetame ka jälle väga positiivseks, igaüks võib ise lugeda, ise interpreteerida. Noh, Martin Luther saab ka küllaltki alguses aru, et see viib ka selliste väga suurte probleemideni. Sest inimesed said sellest väga omapäraselt aru. Ja siis kõik reformaatorid muide, mitte ainult Martin Luther, vaid ka Calvin ja Zwingli ja teisedki seavad mingisugused juhtnöörsed raamistikud. Et ei ole päris niimoodi, et me igaüks nii nagu piiblist aru saame, niimoodi me ka usume. Aga ometi see individualistlik lähenemisviis on jäänud, laienenud, suurenenud. Ise mäletan ühest sellisest palveosadusest, kus oli selline metoodika, et inimesed istusid siis ringis, peeti alguspalve ja siis selle juhataja küsis, et loeme siis selle teksti ja siis kui tekst oli loetud, siis küsimus kõikidele, aga mida sina arvad sellest tekstist? Noh, 16. sajandi tavakristlasele või ka varasemate sajandite tavakristlaste oleks see selline mõttetu küsimus olnud või täiesti absurdne. Mida mina arvan sellest? Mis on minu arvamine? Mida kirik on õpetanud? Kui ma ise olin noor kristlane, siis puutusin kokku ka tihti ortodokside või katoliiklaste teistega ja mind hämmastas see, mida ma kuulsin siis nagu täiesti uue tõena on see, kui mõningates seisukohtades nad ütlesid, aga kirik ei luba seda või kiriku seisukoht on see, sest sellist asja nagu ma ei olnud kuulnud. Muidugi hiljem ma sain teada kirikuisa Küprianuse lausest, kui kirik ei ole sinu ema, siis Jumal ei ole sinu isa. See, mida kirikul on öelda, see on tegelikult kuidagi taandunud. Me oleme taandanud usu väga isiklikuks. Mäletan, tegime kateheesi kord ja üks noor kena daam pärast kateheesi ütleb, et tema läheb koju ja siis küsib oma Jumalalt palves siis järgi, kas see oli siis õige, mida mina kirikuõpetuse kohta siis rääkisin. Või kui me tahame mõningaid asju nagu oma nurga alt teha, et võib kirik oma põhikirja kirjutada, et meie ümberristimisega ei tegele, aga samas tegelikult ristivad ümber ja nimetavad selle tseremoonia siis ristimise kinnitamiseks. Kuigi me teame, ristimise kinnitamine ei ole vee alla kastmine, ristimise kinnitamine ei ole isegi vee peale panemine või valamine, vaid on see, kui inimesed veenõusse oma käe panevad või sõrmed ja teevad sellega ristimärgi, ma kuulun Jeesusele. Nii et selles mõttes selline individualiseeritud kristlus võib toota väga paljusid selliseid õpetusi, mille kohta on väga raske midagi öelda, kui inimene ütleb, et aga mina saan aru niimoodi. Noh, kirik õpetab teistmoodi, aga mulle see nii-öelda korda ei lähe. Ja me oleme tegelikult 21. sajandi alguses siin selle individualiseeritud kristluse tõsises võitlusväljas. Ja paljudel kordadel on isegi raske nagu ühe või teise asja kohta midagi öelda, kui inimesed sellele vastavad omaenda isikliku seisukohaga. Või veel, kui nad lisavad juurde, et aga mulle meeldib nii või mina arvan niimoodi. Teine asi tuleb ka kindlasti inimeste teadlikkusest.
näiteks Eestis on mitmeid kirikuid ja vabakogudusi, eriti vabakirikud, kes on kirjutanud oma põhikirja sisse: tunnustame kõike 3 ajaloolist usutunnistust. Apostlikku usutunnistust, noh, see on ilmselt tõde, jah, tõepoolest sellega on kõik nõus, aga järgmine juba Nikaia usutunnistust, sellega ei saa mitte mingil juhul olla nõus ei baptistid, ei adventistid ega teised vabakogudused. Seal on konkreetne fraas, mis seletab ristimise lahti: me usume ristimist pattude andeks saamisest. ja need kirikud ei õpeta. Kui me tuleme 3. usutunnistuse juurde, Athanasiuse usutunnistuse juurde, siis seal asjad lähevad veel tõsisemaks. Noh, muidugi mõned ütlevad selle peale kavalpead, et okei, et me paneme paberile, mis me tahame, tegelikult me usume nii, nagu me tahame. Noh, niimoodi võib ka asju võtta. Aga väga raske on tõepoolest tõsiselt võetavalt võtta selliseid kristlikke liikumisi, kelle jaoks see kristlik pärimus, ehk siis ma ütleksin esimesed 7 kirikukogu ei ole tõsiselt võetav. Kes siis sellega ei ole nõus või siis nende suhtes on seal klausleid. Teine asi on piibli endaga. Tõepoolest, piibel on ka meie usuelu aluseks, aga piiblis on terve rida asju või piiblis ei ole ka mõningaid asju, millel oleks see lahendus, mida me tänapäeval saaksime. No võtame kõige lihtsa asja, kui inimesed ütlevad, et võt kõiges me oleme täiesti piibli alusel. Noh, piiblis on asju, mida tänapäeval mõistame teistmoodi, kas või näiteks orjus. Piiblis ei ole tegemist orjuse hukka mõistmisega ja apostel Paulus ei kirjuta selleks, kuigi seal on Onesimuse looga väga hea võimalus oleks, aga piibel ei mõista hukka orjapidamist. Ja selle kohta tulevad järgnevate kirikukogude otsused. Ja me teame, et see ei ole mitte pikka aega, kus kristliku kiriku praktikaks on see, et need, kes saavad kristlasteks, automaatselt lasevad kõik oma orjad vabaks. Muidugi see ei käi kõikide perioodide ja territooriumide kohta. Me teame, Ameerika Ühendriikides see võttis isegi aega päris palju 19. sajandi kodusõjani ja sellele järgneva ajani. Nii et see on üks selline osa, mida me peame endaga kaasa võtma, kui me tahame mõista kirikuõpetust ja iseenda õpetust nii Jumala sõnast kui ka sellest, mida Jumal on meile andnud. Aamen.